teekassimisse. Miks on selleks vaja? Edaspidi pandi koos lastega paika ajakava, millest alustada ja kust edasi minna. Talgute raames rajati ka lastevanemaga aiamaa, kus loodi peenraid taimede jaoks, millele ehitati ümber ka kaitsevad. Lapsed küllasid seemneid, millest kasvasid taimed. Taimede eest hoolitseti üheskoos terve kevade ja suve. Tervist! Täna tahame meie teile rääkida sellest, et me osalesime Urbak projektis ja meie Rae valla projekti eesmärk oli suunatud koostööle haridusasutuste ja ettevõtete vahel. Selleks, et me jõuaksime erinevate uute koostööprojektideni ja leiaksime ühisosa ning erinevad koostöövõimalused, kohtusime me nii veebis kui ka füüsiliselt koha peal. Ja füüsiliselt koha peal korraldasime mitu minihäkatoni. Ja minihäkatonidest saavad meil ka pärast pisemad rääkida. Ja meie projekt me kaasasimegi projekti väga palju erinevaid osapooli. Ja tüdrukud, kas teie käisite ka kuskil meie projektis osanud? Kus te käisite? Gimnaasiumis. Kas seal minihäkatonil? Jaa. Väga vahva. Ja tegelikult toimus siin vahepeal veel, et käisime külas erinevates kohtades ja lapsed, teil tuli ka üks vahva idee koos oma õpetaja. Kas oli nii? Mis asjad need siin karbis on? Teed. Mis me selleks tegime, et seda teed saada siia karpi? Kas te mäletate, mis me kevadel tegime? Kasvatasime, kas kõigepealt panime mulda seemned? Mis seemned me sinna panime? Kas tuleb meelde? Teeseemned, erinevate maitseteede seemned panime. Mis me selleks tegema pidime, et need teed seal kasvama ei hakkaks või seemned kasvama hakkaksid? Kastma pidime. Mis me veel pidime tegema, et seda siia karpi saada? Peale kastmise. Pakkida ära. Pakkida ka enne pakkimist. Kas te jäksite need kasvuhoonesse või võtsite ära? Noppisite ära, väga õige noppisite ära. Ja siis, kui me nad ära olime noppinud, mis me siis tegime nendega? Kuivatasime. Kui me ära olime kuivatanud, panime karpi ja sellest tuli ilus kingitus. Ja meie meie projekt kulmineerus sellega, et sügisel allkirjastasime ka koostöökokkuleppe Rae vallavalitsuse erinevate ettevõtete vahel. Ja nüüd olemegi saanud sellise veel suurema avapaugu või stardi selleks, et koostööprojektid saaksid hakata sündima ja toimuma. Projektis minu jaoks oli kõige suurem väärtus see, et ma nägin, mis toimub erinevates Eesti koolides. Siis ma nägin ja kuulsin, mida mõeldakse, mida tehakse omavalitsustes üle Eesti. Ja igas projektis alati on minu jaoks suur väärtus see, et mu tutvusringkond laieneb, suhtevõrgustik laieneb ja seetõttu saan endale kasulikke kontakte oma töö paremaks tegemiseks. Kõige suurem kasutegur sellise projekti puhul on minu arvates silmaringi avardamine. Ja seda igas mõttes, ka geograafilises mõttes. Et kõige tavalisem viis, kuidas me kogemusi saame jagada, on ju see, et keegi räägib. Aga kui me reaalselt saame kuskile kohale minna, saame selles asutuses ise ringi vaadata, siis me lisame kohe selle hoopis teistsuguse mõõtme sellele kogemusele. Nii et just see ongi niisuguse võrgustiku kohtumise puhul minu arvates kõige arendavam. Kõige suurim kasutegur sellises projektis oli prügisorteerimise kooli loomine.
lapsed osalesid erinevates loengutes, meil olid huvitavad üritused, vanemad, õpetajad, assistendid, kõik lasteaiatöötajad osalesid üritustes. Meil on valmis lugemismaterjal lastele, see on väike raamat, kus on erinevad pildid ja laused eesti keeles. Lapsed saavad lugeda, vaadata ja arutleda. Kindluse jätkata samal teel, sellepärast et kindlust ja kinnitust saada on tegelikult kõige vajalikum asi üldse, mis on ühele koolijuhile nagu oluline. Ja sain aru ja nägin ka seda, et kogu selle aja jooksul ei olnudki meil vist ühtegi huvikooli ette näidata peale meie oma. Ja seda enam tekkiski see kindlus, et meie huvikool on väga erilises kohas, mõisas. Ja me seda peame väärtustama ja hoidma. Suurima kasutegurina saame välja tuua selle, et saime tutvuda erinevate kohalike omavalitsustega ja just Eestis. Et tore oli ju see, et me külastasime nii-öelda nagu suurlinnasid, aga ka väiksemaid kohti, et võib-olla kuhu nagu niisama ja lihtsalt ei satu. Ja lisaks sellele väga palju neid nii-öelda asutuste, ettevõtete külastusi andis hästi palju ideid, mõtteid, mida hiljem oma asutusest saime ära kasutada. Kuna me oleme lasteaed, siis muidugi meie jaoks ju kõik lasteaiad olid väga hingelähedased, südamesoojendavad, nii et igasugused toredaid mõtteid, näiteks meeskonnale selline koostöö neljapäevad, üldse erinevad võib-olla meeskonna koolitused või mõtted, mida meeskonnaga teha, erinevad lastele mõeldud asjad, näiteks lastenõukogu. Lastenõukogu, mida me tegelikult ühtepidi oleme nagu hästi palju mõelnud, et meil võiks, aga kuidagi kogu aeg jäi, aga kuidas teha ja nii, et saime sellist praktilist ideed ja samas tulime tagasi ka ühest kohalikust huvikoolist just sellega, et kuidas meie saali kaasajastada ja saime sealt väga hea värvilahendusidee, et igastahes me oleme väga tänulikud, et me saime selles ägedas projektis osaleda ja loodame, et me saame jätkata ka koostööd nende lasteaedadega, kellega siis on väike koostöösild juba loodud.